Endise kliimaministri praegu Riigikogu keskkonnakomisjoni juhi Yoko Alenderi sõnul muudab jäätmereform, kes maksab pakendi eest. Praegu maksab näiteks piimaostja 3 korda pakendi eest. Ehk siis kõigepealt maksan täna selle pakendi eest, siis maksan kodus kas siis pakendi koti või siis olmejäätmete sees täiesti ilma, et ma teaks, et ma selle eest maksan, selle eest, et ka minu pakendid ära viiakse. Ja kolmandaks maksame me kõik riigieelarve kaudu 20 miljonit plastimaksu. Reformi tulemusel hakkaksid pakendite eest maksma tööstused. Inimestelt võib kohalik omavalitsus küsida vaid maksimaalselt 50 senti pakendikonteineri äraviimise eest. Aga eks tootjad võtavad oma kulud omakorda tarbijatelt ehk hinnad tõusevad. See on koalitsiooni jõulukink rahvale, mille tulemusena, nagu ettevõtlusorganisatsioonid üheselt ütlevad, tõuseb toiduainete hind kuni 5% selle tulemusena, halduskoormus inimestele kasvab ja tõusevad tegelikult hinnad nii ettevõtetele kui inimestele. See on käpardlik seadus, kahjuks käpardlikult valitsuselt. Seaduse poolt hääletanud sotsiaaldemokraatide sõnul jagatakse maksmise kohustus lihtsalt ringi, taaskasutus suureneb. Kindlasti mõned asjad lähevad meil keerulisemaks, inimestel, samuti ettevõtmetel, aga meil ei ole võimalusi. Jäätmeid on liiga palju, liiga vähe neid ringluses. Me upume jäätmetes ühel hetkel, me peame süsteemi tegema läbipaistvaks, nii et läheb rohkem asju ringlusesse ja et me saaksime neid asju järk-järgult paremaks teha, sest midagi ei ole teha. Jäätmeid on lihtsalt liiga palju. Kasutusele võtmata plasti kilogrammi eest peavad riigid maksma Euroopa Liidu eelarvesse 80 senti. Iga riik saab valida, kas selle maksavad tootjad või makstakse riigieelarvest. Enamasti maksab tootja, aga näiteks Eestiga samasuguse reformi teeb järgmisest aastast ka Läti. Soome ja Rootsi samas maksavad seda jätkuvalt riigieelarvest. Sealjuures Euroopa Liitu mitte kuuluvas Suurbritannias ja Norras on tootjate makstavad plastijäätmetasud kõrgemad kui Euroopa Liidus.